Saade Kas tohib on täna külla tulnud muusikule Alen Vesikule. Kui tavaliselt muusikud oma kodudesse sisse ei lase, siis sel korral teeme erandi ja Alen ei pelga oma kodu näidata. Tere tulemast saatesse! Tere! Rõõm kohtuda! Meil siin jutuajamine magusamalt kulgeks, tõin sulle väikse koogikese kaasa. Oled kogus sõber? Ei ole. Ei ole? Jah, aga ma pakun hea... Siis ma aitan süüa. Ma pakun hea meelega teile. No nii, aga teeme põgusalt siis tiirusu siin, ma saan aru, väikeses elamises. Jah. Kuidas siia kanti sattusid? Tulin. Tulid? Miks just Tedre tänav? See linnurejoon. Oh, jumal, ära nüüd sellist küsimust küsi. Juhtus niimoodi. Elu koosneb ju juhustest. Seda ikka. Mul oli kiiresti vaja ühte elukohta ja nii see läks. Vaatan hästi palju laste mänguasju ja siin neid kiiktoole, aga kuskilt ei kuule lapse kisakera. No Preili on praegu vanaema juures Tartus. Ma mõtlesin, et äkki tahtnud tähelepanu. Ei, me oleme temaga kogemata juba kaamerate sattunud, et ma arvan, et ta peab varjuma selle kõigiga. Nii, praegu oleme sinu siin kööginurgas. Nüüd on sul hea võimalus rääkida, et kui suur kokka ei ole üldse. Mina ja kokka või? Jah. No ma arvan, siuke tüüpiline Eesti mees, et ma oskan liha teha ja kala teha ja... Millist kala? No näiteks koha või midagi sellist. Aga ise püüad või? Ise püüan ka, kui vajan. Et kui aeg on, siis ma hea võimalik. Kus järvesse kõige paremad kalad tulevad? No ma ütleks, et kõige paremad kalad, mida mina siiamaani elus olen saanud, tulevad küll jõest ja tema jõest. Mul on õnnestunud teha minu sõprusringkonna Angerja rekord. Siis ma olen saanud, ma võin isegi otsida, võib-olla mul on mõni pilt selle kohta, kuidas mul õnnestus kinni püüda 1,7 kilone angerjas tavalise õngega keset päeva. 1,7, see on ikka paras pirakas. Korralik. Nii, suitsetasid ära või kuidas? Panime grilli ja käis küll. Ahaa. No kuna siin nüüd söögist juttu tuli, siis ma ei tea, et see uks keekis päris kergelt. Ma arvan, et see on kõige tavalisem külgkapp, mis üleüldse elus on. Süüslauk, kanamunad, lapsetoidud on ju. Ei midagi erilist. Ja ega siis, mis muusik sa oled, kui õllesi kapis pole, jah? Jaa, ma sai Tšehhist toodud mõned, et ma ei ole leidnud veel põhjust neid juua nüüd. Et eks kui mingi niisugune... Sünnipäev on varsti tulemas. Sünnipäev on tulemas, eks ma siis joon ära. Jaa, aga ma saan aru, et parema meelega, et sa võtaks istet ja räägiks oma tööst laiemalt mulle. Räägime. No nii, Alen, pean tegelikult tunnistama üles, et ma väga palju sinust ei tea. Aga see annabki põhjuse mul uurida, et kes sa selline oled ja millega üldse tegeled, et kas see muusika on põhiasi, mis sul leiva sisse toob? See on ainukene asi, mis mul leiva sisse. Mitte põhiasi. See pole kellekski õppinud, ainult... Ei, ma olen kuidagi näinud nii. Ma olen proovinud elus 2 korda tööl käia, et ühe korra kestis see 3 nädalat ja teise korra juhtus selline lugu, et mul isa tegi sellise lükke, et ostis mulle autoteeninduse nii-öelda või garaaži või ma isegi, kusjuures mina ei tea autodest mitte midagi. Ja temal oli siuke, soomlase mõtlemine on nagu hea, et lähed ja hakkad nagu raha ainult ära tooma. aga reaalsus oli see, et ma raiskasin terve aasta oma elus selle peale, et ma võitlesin inimestega, kes on hoopis teistsuguse maailmavaatega, ütleme autoparandajad ja sellised tegelast, see on ikka täiesti, see on müstiline kaader. Ja kui nad saavad aru, et sa ei mõista, et kas tegemist on bensiinimootoriga autoga või diislimootoriga autoga või et ma tõesti tean ainult seda, kust õli sisse läheb ja kütus, et rohkem autodest ei teagi mitte midagi ja mind ei huvita ka. Issand. Ja ma olin sunnitud aasta otsa, jah. No ma õppisin mõned asjad ikka selgeks lõpuks, et ma sain, ütleme niimoodi, et ma olin väga rahul, kui ma sain selle kõik lõpuks maha müüdud. Aga autoga ikka sõita oskad, jah? Jaa, ja ma sõidan, kui minu käest küsida, kus ma elan, et siis ma ütlen alati vastuseks, et ma elan autos. Sest fakt on see, et kui esineda kuskil, võib-olla, ma ei tea, kas 100 või natukene rohkem
korda aastas, et siis seda sõitmist on ikka tohutult palju. Et mingi keskmise tuuri käigus ma arvan, et me sõidame kuskil 7000 kilomeetrit läbi või. Et mul võib tulla sellisel tavalisel kuul ka 5000 kilomeetri kanti roolis istumist, et see on nagu, see on selle töö negatiivne pool, et väga palju saab autos istuda. Aga kõik su muusikakarjäär või pisik sai siis alguse Tartumaalt ja täpsemalt siis Vanemuisest, jah? Kodust. Mul ema on laulja ja tema teatris laulis ja isa tegelikult õpetas mulle esimesed akordid ja tuurid nagu kitarri peal, et kuidagi nad mõlemad olid musikaalsed või on mõlemad musikaalsed ja minu lapsepõlv tõesti möödas teatris täielikult, et ma olen selle Vanemuise teatri kõik nurgad ja nurgatagused läbi käinud ja osalenud päris mitmes etenduses ja istunud saalis proovida aeg ja kontserdite aeg ja etenduste aeg, et kõik ainult must ja valge mul näib. Just nagu udus ringi ma käin. Ma jälle kuhugile teen. Kuigi tean ja aiman, ma eitan veel. Räägi, kuidas sul hetkel läheb? Esinemisi ikka jagub? Jaa, sellega ei ole muret. Et hetkel läheb mul niimoodi, et kui on jaanuari algused, siis on suhteliselt peaaegu nagu puhkus, et sellel nädalal on kõigest 2 esinemist, et ma olen saanud istuda stuudios ja töötada stuudios koos bändiga ja ise seal lindistada oma uut plaati. Et see on minu jaoks nagu kõige olulisem. Et praegu ma olen kogu oma energia suunanud stuudiotöösse, lindistamisse, natukene kirjutanud. Täitsa kummalisel kombel on see, et ühel õhtul ma tulin kontserdilt ja ma läksin stuudiosse ainult asju viima, et instrumendid ära panna ja ma istusin maha ja kirjutasin laulu, ja mis läheb ka uue plaadi peale. Et see on nagu kummaline, kuidas täiesti ootamatutel hetkedel tuleb mingi idee ja siis sa pead hakkama kirjutama kohe. Täna on see muidugi lihtne telefon lindistama ja enne vanasti ma käisin ringi, mul oli alati kassett diktofon kaasas, aga ma isegi ei tea, ma leidsin kolimise käigus omale mingid neid väikseid kassette, aga ma ei tea, kus see diktofon ise on, ilmselt see oleks loojakarja kunagi. Mis stiili lood sul uue plaadil on? Millest need räägivad? Ega vist ei saa üle ega ümber armastusest? Ei saa. Muusikas on, ma arvan, et muusikas on 2... See on ikka siuke, kui me kõik ära taandame, siis jääb järgi tühi kõht ja seks või sugutung või kuidas see lause on. Et armastus on vaieldamatult liikuma panev jõud. Seda armastus või vihkamine. Tegelikult nad on selle muusikalises mõttes, ma arvan, nad on samaväärsed emotsioonid selles mõttes, et nad käivad vähemalt minu mõistes käivad nad ühte lahtrisse. Ja siis teine asi, millest üldse kirjutada, on ju mingi ühiskonnakriitiline või sotsiaalkriitiline teema. Selle plaadi peal mul seda ei ole, seda sotsiaalkriitilist poolt. Et see on nagu niisugune, kui me teeme kontserte, okei, mul on seal mingisugused, kas siis lood, mis on nagu viimane selline lugu, mida ma väga palju oleme siin või mida ma väga palju olen laulnud ja inimesed kogu aeg tahavad seda kuulda, on see, et C-maa. Laul kannab pealkirja C-maa. Sai siin lindistatud orkestri ja kooriga eelmise aasta veebruaris. Et ta ei ole ühiskonnakriitiline, aga ta on ikkagi nagu selline, seal on see rahvuslik teema nii-öelda sees või. Kuigi ma ei ole seal kordagi nagu sõna Eesti öelnud, siis kõik saavad aru, et ma laulan sellest maast ehk kus me elame. Et see on nagu see pool, mis sobib nagu minu jaoks kontserditele, sellistele akadeemilistele kontserditele, kus inimesed istuvad. See plaat, mida ma täna teen, on ikkagi mõeldud pigem nagu ööklubisse või sellisesse kohta, kus ei pea mõtlema, aga on puhas emotsioon ja drive.
ma pole üldsegi suur ja see maa ei ole üldsegi kõrge ja selle maa siin jäine on tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ja selle maa siin jäine on tuul, kuid see maa aga Alen, räägi, kes sinu muusika kuulajateks on need sinuealised või veelgi nooremad või vanemad? Et kui laval esined, siis sa ikka näed ju, et kes publikus on. see sõltub, kus esineda, sest et kui esineda kontserdimajas, siis see spekter on, ma arvan, täidetud kõikide vanusegruppidega ja kõikide sihtgruppidega nii-öelda. Aga kui esineda kuskil klubis, siis on kindlasti noorem see kuulajaskond ja minuealine ka kindlasti, et kuigi ma pean tunnistama, et noh, mina isiklikult ei viitsiks küll täna vabal õhtul ajal klubisse minna, et oma noores vanuses. Kus sind kõige paremini vastu on võetud? Et kuhu sa alati tahad minna jälle? Kuhu ma alati tahan minna või? Palamusele? Palamusele ka. Seda ei saa niimoodi öelda. Iga esinemine on mõnes mõttes nagu eriline või erinev. Et noh, kas või minu viimane kontsert oli eelmisel laupäeval oli Kõpu mõisas, kus ma polnud kunagi käinud. See oli üks selline kontsert, noh, kui inimesed tõusevad pärast kontserti püsti, siis ei ole absoluutselt oluline, kus kohas see toimub. Et noh, ma iga kell lähen sinna tagasi ja mu klaverimängija, kellega me koos kontserti andsime, ütles, et kuigi see kontsert kestis nagu 1,5 tundi, ta ütles, et see oli nagu üks hetk ainult niimoodi, läinud. Kodus võetakse muidugi alati hästi vastu, selles mõttes kodus, et minu jaoks Tartu linna ma mõtlen, et noh, midagi pole teha, ma olen sealt pärit ja see on olnud niimoodi. Kuigi mul on nagu kohati olnud selline tunne, et nii Tallinn kui Tartu on kontserdi suhtes nagu märksa kriitilisemad kui ütleme sellised väiksemad kohad. Et see on, noh, eks see hakkab ka sellest pihta, et kui on palju valikuvõimalusi, siis on inimene nagu kaubateadlikum või siis noh, kas muusikateadlikum või mis iganes see parasjagu käimas on. Ja kui valik on olemas, siis ta saab valida ja kui talle ei meeldi, siis ta saab öelda seda. Mulle on tuldud ütlema pärast kontserti, et üks tütarlast tuli minu juurde ja ütles, et Alen Vesikov, mulle üldse ei meeldi teie laulud. Mina muidugi küsisin, et miks te tulite see kontserti. Ma ei tea, aga mulle üldse ei meeldi teie laulud. Et no mis see on iga inimese vaba valik, et kui noh, sulle ei peagi meeldima. Noh, ma ei pea ju kõikidele meeldima. Nii see käib. Aga neid hullunud fänne ikkagi jagub, jah? Neid on olnud, jah. Ja noh, loodetavasti on ka tulevikus. Mitte selles mõttes, et ma tahaks, et mind jälle hakatakse ahistama ja järel käima ja saatma mingisuguseid hullumeelseid SMS-e ja sõnumeid. Kingitusi ka tehtud on? On. Nagu näiteks? Väiksemaid asju on kingitud väga palju, et igast alates mingisugustest leludest kuni lõpetades, ma ei tea. Mis sa nendega teed? Mul on nad stuudios. Ma olen nad kõik vastu võtnud, tänanud ja pannud nad seisma. Nendel on mingi teatud selline väärtus minu jaoks, et võib-olla isegi mitte täna, aga siis, kui mul on sellised rasked päevad või hetked, et siis ma istun seal nii-öelda oma stuudios ja kui mul on selline motivatsioonikriis, mida tuleb ette sellise koormuse juures, et siis ma istun seal ja siis ma vaatan neid asju ja mul on kingitud näiteks üks maal, mis on minust tehtud ja et kui alati ma mõtlen seda, et see tänasel päeval on see inimene minu väga sõber, aga lihtsalt, et selle alguses meie sõprus saigi nagu sellest, et ta käis kuulamas mind
ja siis ta nagu sünnipäevaks kinkis mulle ise maalis ühe maali. Ja ma olen alati mõtelnud selle pealt, kui palju ta kulutas aega nagu selle jaoks, et noh, miks ma nagu vingun, et kõigil on nagu oma töö ja kui inimestel on nagu justkui nagu vaja seda, et siis tuleb teha. Aga ikkagi ma tahan oma jutuga sinna jõuda, et üks hullunud fänn ikkagi pakkus sulle midagi enamat kui näiteks mingi kaisukaru või et räägi sellest. Ei, jah, no tõesti on nagu kõik ette tulnud elus, et on armastatud, ümardatud ja vihatud ja lubatud ära tappa ja kõike, et noh, see käib kuidagi selle elu juurde, et noh, midagi pole teha, et on pakutud raha selleks või selle eest, et ma hakkaksin nagu temakese tulevasele lapsele isaks ja üks naisterahvas lubas kinkida punase sportauto mulle, kui ma temaga koos hakkan elama. Miks sa keeldusid? Miks või? Kusjuures ma täna mõtlen ise ka, et miks ma kurat keeldusin, et oleks võinud. Aga noh, asi on väga lihtne, et ma ei kujutaks ette, et ma istuksin päevad läbi kuskil diivanil, noh nii kui ma praegu siin istun, ja ei teeks mitte midagi, oleks lihtsalt ilus. Et see ei ole nagu minu moodi, ja ostetud armastus ei kesta ju kaua. Õigesti öeldud. Teadamavast. Mis oled minule teinud, et nagu segi olen läinud, nüüd annan alla. Et nagu kadunud oleks pea ja mis on halb, mis on hea, ma nüüd ei tea. Sellest on minu esimene album, räägin ju sellest. Klaasist maja on lugu ostetud armastusest, asjadega ostetud, kooselust ja sellest, kuidas see tegelikult ei toimi. Aga no, ma näen nagu tänu oma tööle, ma käin nii palju ringi ja ma näen nagu seda, et seda on mingisugune kontingent noori naisi ja ka vanemaid kusjuures, kes otsivadki seda inimest, kes võtaks nad, paneks nad diivanile istuma, sa pead olema ilus ja tegema mitte midagi ja siis ostetakse ilusaid asju ja siis tuleb see nii-öelda happiness või mida taga aetakse. Ja kusjuures siin on minu jaoks on nagu see kaks küsimust selle juures alati, et esimene küsimus on see, et mida see mees mõtleb, et noh, mismoodi, kui sa oled, enamasti on need ju vanemad mehed, okei, ma saan aru, sul on keskea kriis ja kõik värgid, särgid ja sa pead tõestama iga natukese aja tagant, et sa oled veel ikka atraktiivne ja toimid ja oled mehelik ja mis iganes. Jumala eest, võta endale armuke. Aga kui sa võtad koju noore naise, kes sul istub päevad läbi diivanil ja kellel ei ole sulle mitte midagi öelda, pühapäeva hommikul, kui sul on vaba hommik, tal ei ole, te istute koos diivanil, no ma võiks ju karuga ka koos elada niimoodi, et noh. Vaataks Anu Välba saadet või midagi sellist või mida iganes ja siis ütles, tšau, kuidas läheb? Ja see on vaikus, see on täpselt sama annab välja ju. Et ma ei saa nagu sellest aru, et üks osa on need noored tüdrukud, okei, et nendel on veel aega nagu oma eksimust parandada ja tavaliselt parandatakse ka, ja tehakse sellest miljonärist mehest siis nagu, või miljardärist mehest tehakse siis miljonär, või tavaliselt see nii käib. Aga jah, nii see on. Aga räägi sellest, et kui sa oled laval, kas sina flirdid publikuga või pigem publik sinuga? Või pooleks on see? Ma
Ja kui tihti üldse on vaja flirtida? Ma ei ole niimoodi kunagi mõelnud, et ma ei lähe nagu teadlikult lava peale selle tundega, et ma hakkan seal flirtima. Kuigi ilmselt see nagu vastastikune mingi sümbioos on. Ma ei oska sellele nagu niimoodi vastata. Sellele vist ei ole sellist otsest. Et pigem on see on nagu see, et mina olen siin, siis on mikrofon, siis on see publik, et läbi selle mikrofoni ma siis annan oma emotsioone, et see võib näida või olla ka flirtimine, aga see pole niimoodi nagu teadlikult tehtud, et ma lähen nüüd teadlikult, et ma tean, seal esimeses reas on üks ilus tüdruk, sinule ma pühendangi selle laulu ja siis laulad la-la-la-la-la, see ei ole nagu, päris niimoodi ma ei tee. Kuigi ma tean, et Ameerikas töötab see väga hästi ja need Las Vegase suured vanad ässad ju ongi niimoodi, et nad valivad mingisuguse oma kõige suurema lembelaulu ajal, nad valivad välja ühe ilusa naisterahva, lähevad tema ette ja siis laulavad. See oleks ju päris naljakas, kui ma igal kontserdil teades seda, et ma olen selle ei ole öeldud suulda laulu kirjutanud oma naisele ja siis läheksin, et tuleksin sinu juurde ja laulaksin vahest keset tööd, ma mõtlen, kui kujuta ette, see oleks nii fake ja võlts, et kui üldse saab olla, et võib-olla sellepärast ma ka nii ei tee. Ma olen kuuletan nüüd tuuli, olen igatsenud su huuli, ma tean, sa minu poole oled tee. Tundnud üksindust ja ootust, näinud igatsust ja lootust, ma tean, sa minu poole oled tee. Läbi külmetava tuule, mööda unustatud teed, selles unenäos su poole olen tee. Sinu armastavad huuled ja su igatsevad käed, läbi unenäos su poole olen tee. Kas sa pead ennast siin Eestis superstaariks? Kas meil üldse Eestis on staare? Meil on hästi tuntud inimesed või vähe rohkem tuntud inimesed. Eesti on nii väike, et ma arvan, et siin ei saa. Kellest sina lugu pead, et oled nõus kaabut kergitama? Suhteliselt mitte kellegi ees, et see... Ma olen nagu tänu oma tööle ja tegemistele puutunud kokku ka väga paljude nagu lääne artistidega ja kõik oleme inimesed selles mõttes, et mõni võib-olla läheb natuke rohkem lolliks kui teine, aga õhtu lõppedes on ju kõik istuvad oma kodus ja tegelevad nende samade asjadega, mida meiegi teeme. Sa tõepoolest pole isegi kellekilt snitti võtnud? Et sul iidoleid ei ole? On muusikalises mõttes on ikka, et minu jaoks on olnud, mingid mõjutajad on olnud, et ma võin öelda, et lapsest saati on mulle meeldinud ansambel Queen, samas kellele ei meeldiks. Aga ma saan nagu öelda, et Queeni puhul on mind võib-olla kõige rohkem mõjutanud see nende mitmehäälsus. Kõik, kes minu muusikat on vähe rohkem kuulanud, teavad, et ma kasutan väga palju hääli ja ma tõesti naudin seda, kui ma saan mul on väga suur hääleolatus, tõesti mehe kohta võib-olla natuke liiga palju isegi. Ja ma saan nagu ise laulda endale sellise koori taha, nagu ma tahan. Et see on tõsiselt kaif on istuda kuudis ja klapid peas ja lauldagi ise endale päkki, et see tuleb muidugi nii lihtsalt, vaata, kuna see on minu kirjutatud lood, ma ise kirjutan enamasti sõnad, mul on ainult 2 lugu, mis on võõra tekstiga ja see kõik on nagu minu oma ja siis ma ise laulan endale tausta ka. Muidugi ma kasutan teisi ka, see on nagu võib-olla siuke Queeni üks asi. Kui ma räägin nagu soundilises mõttes,
ütleme kitarri soundi poolest või üldse nagu bändi soundi poolest mulle meeldib U2. Võib-olla ka sõnumi poolest. Aga uuematest asjadest, ikka siingi on. Emily Sandé on näiteks või Coldplay mingisugused plaadid või Ameerika muusikast, mida iganes. Ma olen ikka suhteliselt kõige tarbija. Aga samas ma ei kuula raadiot näiteks. Ma ei kuula autosõidu ajal rohkem raadiot kui ainult neid raadiot, mis räägivad juttu. Sest ma ei taha, kuna seda muusikat on nii palju elus, siis ma olen ikka see, kes paneb raadio kinni alati, kui lugu hakkab ja siis paneb, kui saade edasi läheb nii-öelda teksti saade, siis ma panen uuesti, et mul on nagu, ilmselt on lihtsalt küllastamas sellest muusikast. Ja lõpetuseks, mida aasta 2015 sulle tuua võiks? Või sa juba tead kergelt? Ta toob mulle kindlasti ühe plaadi, ta toob mulle väga palju esinemisi, ma tean. Ma loodan, et ta toob mulle üle 7 aasta ühe suvepuhkuse Eestis. Kas või sellise nädalase, sest et viimased 7 aastat ma olen suviti ainult esinenud. See aasta ma olen otsustanud, et ma ei tee ühtegi tuuri ega midagi, et ma katsun nagu pühenduda oma aega perekonnale ja tehes nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vaja. Et ma loodan, et tuleb selline natuke rahulikum aasta kui viimast 2 aastat, aga muidugi see on nagu natuke illusioonides elamine. Ilmselt siis, kui septembrikuu kätte jõuab, siis ma saan jälle sinna Kreeka poole või kuhugile põrutada. Või me saame selles mõttes. Nüüd enam üksi minekut ei toimu. Ei tule välja midagi. Ei tule välja. Aga olen ma väga tänan, et sa mind kutsusid siia oma elamisse ja ma soovin sulle edu nii muusikas kui ka isiklikus elus. Ma tänan!